Tervist! Me räägime erinevatest jahutuse ja ka küttevõimalustest nii hotellides, büroodes kui ka avalikes ruumides. Mul on selleks siia kutsutud Haltoni ekspordidirektor Jüri Rüsse, kes tegelikult teab palkide lahendusest pea kõike. Kui Eestis on viimastel aastatel aina rohkem kasutatud büroodes jahutuspalgi lahendust, siis kuidas sulle tundub, kuidas maailmas üldse liigutakse sellel suunal? Maailmas liigutakse selles suunas, ütleme, nagu 10 aastat tagasi või nagu 20 aastat tagasi. Ütleme, suurt sellist muutust selles nii-öelda turu osas näha ei ole. Me oleme nii-öelda niche businessis selle tootegrupiga või lahendusega ja üks selline suur iseärasus selle lahenduse kasutamisel on, et investeerija peab väga selgelt aru saama, miks ta tahab just sellist lahendust. Ja üldjuhul ongi investoril selline väga tugev oma tahtmine nii-öelda maailma parimat lahendust pakkuda siis kas oma nii-öelda töötajaskonnale või klientidele. Kas on ka mingisuguseid piiranguid, kus palgilahendus ei tööta? Või olenemata kõrgusest, laiusest on tegelikult palgilahendus ikkagi tehtav igal pool? Kui vaadata nii-öelda maailmakaardile, siis neid objekte, kus ma isiklikult olen kaasas olnud Uus-Meremaast kuni Euroopani, sinna vahele mahuvad Singapur ja Dubai ja kõik võimalikud nii-öelda eriolukorrad temperatuuri, niiskuse osas ja nii edasi. Igal pool on võimalik palgitehnoloogiat kasutada. Tihti inimesed mõtlevad, et palgid, et okei, mingi väiksem või kesksuurusega nii-öelda kontor on õige ja sobiv nii-öelda palgilahendusele. Ma ütleks, et on kõik võimalikke muid tendentse. Et tänapäeval, kui vaatame, kus palke kasutatakse, on ikkagi suurel hulgal selliseid kõrgehitisi, torne ja seal on 50, 60, 70 korrust ja teistpidi on hästi nii-öelda laiu ehitisi, üle 100 000 ruutmeetri, näiteks kellatehaseid või siis pooltööstuslikke nii-öelda ehitisi, et valdkond on väga lai. Kui me räägime jahutuspalgist, siis see võib tekitada segadust, sest tegelikult jahutuspalk ei ole mitte ainult jahutamiseks, vaid ka sobib kütteks. Ja me oleme Eestis ka teinud paar projekti, kus on nii küte kui jahutus läbi palgi. Et kuidas see maailmas on, et kas seda on see laialt levinud? Jah, ütleme, kui vaadata nüüd Põhjamaid, ütleme siin Norra, Rootsi, Soome, siis nendes maades üritatakse nagu ütleme kütte põhimõtteliselt hoida eraldi ventilatsioonist ja jahutusest. Kui aga vaadata nüüd Benelux maid või ütleme Inglismaad, Kesk-Euroopa maid, siis otse loomulikult talved ei ole seal nii ütleme külmad kui meil siin, siis seal see on, ma ütleksin, soovitatav integreerida palki, küte, jahutus ja nii edasi. Kütte puhul on üks selline ütleme, suur kriteerium, mille puhul ei tasu tingida, see on, et nii-öelda kalorifeerile peale tuleva veetemperatuur peab kindlasti selgelt alla 40 kraadi olema, et õhk sissepuutav, indutseeritud õhk, et see tegelikult nii-öelda jaguneks tasaselt ruumis ja segaks õhku nii-öelda kuni põrandani välja, laest põrandani. Okei, et kui me teame, et tegelikult palgi lahenduse kasutamine on selline nii-öelda kasvav trend nii kütteks kui jahutuseks, siis miks seda kasutatakse? Mis on see palgi lahenduse eelis võrreldes võib-olla fänncoiliga? Tähendab, nüüd kui me alustame nii-öelda selliste kriteeriumite, valikukriteeriumite üleslugemist või kliendile nii-öelda lahenduse põhjendamist, siis otse loogiline esimene asi, kui me räägime hotellidest või kõrgetasemel nii-öelda A-klassi kontoritest, esimene asi, millest me räägime, on komfort. Ühesõnaga selles nii-öelda töötsoonis või
või mis tahes tsoonis, kus inimesed viibivad, et temperatuur oleks hästi ühtlaselt jaotunud seal ütleme seinast seina ja põrandast laeni ja samamoodi, et õhukiirused nii-öelda töötsoonis oleksid ütleme näiteks alla 0,2 meetrit sekundis. Ja otse loogiline ka üleüldine nii-öelda õhukvaliteet ruumis, et me räägime seal 1–1,5 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, et tegelikult ka iga inimene tunneks, et tegemist on sellise hea värske õhuga seal ruumis. Ütleme, teine pakk selliseid argumente on elu nii-öelda tsükliga kaasnevad, räägime nii-öelda energiasäästlikust lahendusest, et rohelised peaksid kõik rõõmustama, kui näevad palke kuskil kontorites ja siis tänapäeval näiteks, kuna see vastavalt vajadusele või inglise keeles demand-based siis filosoofia on hästi tugev, jälle energiasäästlikkus loogiliselt on nii-öelda see suurem tagamõte, siis palkidega on integreeritud ka näiteks veaveed, ühesõnaga muutuv õhulk ja nii edasi ja nii edasi. Järgmine nii-öelda selline suurem argument on praegu, kui me elame Covidi ajal ja nii edasi, on nii-öelda turvalisus ja hügieen muidugi. Palkide puhul meil on tegemist kuivasüsteemiga, ühesõnaga mingit kondenseerumist palgi kalorifeeril ei toimu. Ja selleks on nii-öelda valikut vaja õigesti teha ja selleks on meil ka nii-öelda ehitise üldautomaatika olemas, mis seda kontrollib. Ja kui need on õigesti nii-öelda tehtud, siis me saame väga sellise ideaali lähedase nii-öelda sisekliima kontorisse või hotelli. Okei. Onninen müüb ka ju Haltoni jahutuspalke, kogu seda valikut ja põhilised tooted on Rex 600 ehk ripplaepalk või siis reepalk, mis on avatud laepalk. Kui me nüüd võtame selle palgi enda, siis kas millele peab tähelepanu pöörama palgi valikul, et see tuleks tõeliselt mugav lahendus inimesele? Esimene asi, otse loogiline, et palkide valikul peaks vaatama, et põhimõtteliselt kogu see layout või kontori hotelliruumi pind saaks kaetud nii-öelda selle sisse puhutava värske nii-öelda õhuga. Sellepärast on ka palgid suhteliselt nii-öelda pikad, eks, et jälle saaks ilusti seda õhku nii-öelda väikse kiirusega jagada ruumi. Nüüd, et induktsioon töötaks korrektselt palgis, võiks arvestada sellise, ütleme, 100 paskaliga palgi kohta, et füüsiliselt palk hästi tööle hakkaks. Nüüd sellised veetemperatuuridega, õhutemperatuuridega seonduvad kriteeriumid on sellised väga detailsed ja ütleme projektiga seonduvad, aga seal on ka omad, eks ju, mõistlikud suurused, et kuidas nii-öelda need valida. Palkide omavahelised kaugused siis tuleks üle kontrollida, et nii-öelda ühilduvad õhujoad, et nende laskumisel nii-öelda töötsooni, et seal ei tekiks liiga suured kiirused, samuti mööda seina, kui õhk tuleb alla, tasuks need kiirused üle kontrollida, aga nagu tead, et selleks on meil tööriistad olemas ja soovitan kõigile Halton Hit Design. Paremat tarkvara on raske leida siin ilmas. Et vabavarana saadav Halton Hit Design on kõigile kättesaadav ja lisaks õhusimulatsioonile saab sealt ka ju eksportida otse AutoCAD-i või MagicCAD-i, kuhu iganes vaja nii-öelda. Ja Revit on olemas seal kõik. Okay. Kui meil nüüd palk on valitud, õhk juba liigub, kas palgile on võimalik veel midagi lisaks panna, et ma tean, et me oleme ühel objektil kasutanud võimalust ja sinna lisanud valgustid, mis on küllaltki tavapärane, nagu ma aru saan. Mida veel kasutatakse palkide puhul? Ja ütleme, valgustid on eks selline oluline osa mis tahes nii-öelda kontori objektil, ütleme Euroopas, kui vaadata, siis see on üks osa projektist, kus siis hiljem tegeletakse hästi palju nii-öelda mõõdistamisega, et garanteerida nii-öelda mis tahes punktis siis kontoriruumis nii-öelda sama valgustugevus. Ja nüüd, kui me vaatame seda viimast arengut nagu LED-valgustite osas ja nii edasi, et
otseloogiline, füüsiliselt nii-öelda valgustid on palju nii-öelda õhemad ja nii edasi. See aitab kaasa, et neid on ka lihtne integreerida siis jahutustaladesse ja see on, ütleme, selline väga tüüpiline, et valgustid integreeritakse nii-öelda palkidesse. Kuna palgid katavad suhteliselt hästi, eks ju, selle nii-öelda kogu pinna ja hea on nii-öelda vähemalt see valgustus seda kaudu organiseerida. Edasi, kui me vaatame automaatika poole, eks ju, et nagu ma ütlesin, et VAV funktsioonid on integreeritud palki, siis üks näiteks selline element, mis võiks ka seal olla, on kohaloleku andur. Et näiteks tihti on kontorites nii, et kui ta on passiivses olekus see kontor, et siis on mingi 30% sellest arvutuslikust õhukogusest pakutakse sinna ja kui inimesed nii-öelda sisenevad või kellaajalised või mis tahes siis vastavalt maksimaalse või siis CO2 nii-öelda järgi reguleeritav. Ja need on kõik juba siis seal palgis? Need on jah palgis olemas. Tihti on ka kõrghoonete puhul näiteks sprinklerid, eks ju, et arhitektid tahaks, et need sprinkleritorud oleks kuhugi ära peidetud. Palk on selles suhtes väga hea, et sprinkleritorud on võimalik tuua nii-öelda ruumi palgi kohal peal, eks ju, ja nii-öelda sprinkleri pead nii-öelda tuua palgist läbi ja nii-öelda integreerida siis jahutustalasse. Üks asi kindlasti kõikvõimalikud evakueerimisvalgustused, näiteks siis näiteks valjuhääldid, kõik sellised nii-öelda on võimalik põhimõtteliselt. Kas neid tuleks juba nii-öelda projekteerimise faasis paika panna või saab need ka pärast lisada sinna palgile? Noh, nii ja naa, ütleme, hea oleks, et projekteerimise käigus ja et Alton oleks kaasatud siis nii-öelda projekteerimise algfaasi, et me saaks pakkuda siis nii-öelda omalt poolt kõikvõimalikud lahendused välja. No, sprinklerite puhul on ka, ütleme, vastavalt kohalikele normidele tihti need asjad, isegi kui nad on esialgselt hästi projekteeritud, ümber teha, aga noh, me osaleme projekteerimisest kuni paigaldamisena kõikides nii-öelda protsessi osades. Okei, meil on tegelikult nüüd palgid valitud büroosse ja võib-olla sellisesse avalikesse hoonetesse. Kuidas on hotellidega? Kas hotelli jaoks on midagi erilist? No hotellide puhul, kui vaadata näiteks olukorda Rootsis, siis seal on see, ma ütleksin, tüüplahendus, et hotelli nii-öelda ventilatsioon teostatakse palkidega. Ja ühelt poolt siin on see ütleme, energiasääst, aga teistpidi jälle, et palgisüsteem on ikkagi hästi vaikne võrreldes kõikide muude süsteemidega. Ja ütleme, kui vaadata nüüd erinevaid võimalusi nii-öelda kas või hiljem nii-öelda järel paigaldamiseks palkide osas, siis see üks suurim kriteerium, mis peaks nagu täitma, on see, et palgile tuleks see 100 paskalit nii-öelda rõhku õhu poolt nii-öelda peale ja ülejäänud asjad on põhimõtteliselt nii-öelda hiljem võimalik siis reguleerida vastavalt vajadusele, veetemperatuurid ja nii edasi, et see jahutuse pool nii-öelda paika panna ja korrektselt nii-öelda, et tööle saada. Arhitektuuriliselt jälle, mul on siin terve rida neid näiteid, et mismoodi on võimalik nii-öelda see standard palgilahendus katta mingi, ütleme, arhitekti poolt soovitatud, ma ei tea, disainitud esipaneeliga ja neid võimalusi on ka hästi palju, et need on siit järgnevate fotode pealt võimalik üle vaadata. Okei, kui me läheme nüüd renoveerimise juurde, siis suure tõenäosusega on varasemalt hotell valmis ehitatud ikkagi fänncoiliga, mis asub siis esiku kohal. See on võimalik asendada palliga, nagu ma aru saan. Jah, kindlasti. Siis selle kohta on jälle mul terve rida fotosid ja mingeid füüsilisi nii-öelda andmeid ka, et selle jaoks on spetsiaalselt välja töötatud nii-öelda lahendused, et nii-öelda demonteerida see fänncoil sealt nii-öelda hotelli tuppa sisenemisel, ütleme, koridori laesteks ja paigaldada sinna nii-öelda spetsiaalne jahutuspalk.
meil on olemas isegi tegelikult üks uurimustöö, kus võrreldi hotelli jahutuspalgi elukaare kulusid versus siis Fancoli elukaare kulud mingi kindla aja jooksul ja tegelikult oli näha, et palgi lahendus võib olla paigaldamisel maksta umbes sama raha, aga elukaare kuludest teeb ta ikkagi mitmekordse vahe sisse ja palgi hooldus on tunduvalt odavam kui Fancoli oma. Nüüd, kui me juba läksime selle renoveerimise peale, siis renoveerimisel on tüüpiline probleem, et ei ole lihtsalt ruumi. Ei ole sinna arvestatud seda varasemalt ja lihtsalt ei ole laetaga ruumi. Et mis oleks palgi lahendus siis, kui laetaga tõesti on väga kitsas ruum? Jah, selle jaoks on välja töötatud nii hotellidele kui ütleme renoveeritavatele kontori ruumidele spetsiaalne palklahendus, kus palgi enda füüsiline kõrgus on 80 millimeetrit. Ja see on selline, kuidas ma ütlen, väga sellistes prestiižsetes kohtades juba kasutusel. Nüüd viimane objekt, mis mul töö all on Alliansi kontserni Milano kontor ja seal on kasutatud põhimõtteliselt siis seda õhukest jahutuspalki ja veel, et täiendavat jahutusvõimsust saada sinna ruumi siis ka jahutuspaneele, kiirguspaneele. Okei, kiirguspaneelid tegelikult ongi ju veel üks võimalus renoveerimisel jahutada, kui ventilatsioonisüsteem on juba välja ehitatud. Et kas ka kiirguspaneelidel on mingeid erilahendusi? Jah, nagu siin jälle fotodelt näha võib, et ütleme, on tavaline selline standard kiirguspaneel teatud füüsiliste mõõtmetega ja nii edasi, aga täpselt samamoodi, kui me eri funktsioonide integratsioonist rääkisime siin ennem, on võimalik ka nendesse paneelidesse sisse ehitada õhujagajad. Et põhimõtteliselt, kui on näiteks mingi rütmiga nüüd õhujagajad olemas ehitises paigaldatud ja tahetakse näiteks jahutusvõimsust lisada, võib-olla ennem ei olegi sinna jahutus projekteeritud ja ehitatud, siis see on paneelidega väga lihtne võimalik tuua lisaväärtust sinna ehitisse. Ja küll, aitäh! Onini projekti meeskond on valmis kaasa aitama palkide valikul juba maja planeerimisest alates, nii et võtke meiega ühendust ja me aitame kaasa õhusimulatsioonide tegemisel ja tõestamisel, et palgid on tegelikult parim lahendus. Aitäh!